Alustame uue projektiga. Ekraani pealkirjaks paneme kalkulaator. Pealkiri ehk tiitel tuleb siia. Ja disaineri vaates lisame siia sildi. Sildi tekstiks teeme arvuta. Ja teeme selle sildi hästi suure. Ja paigutame ekraanil olevad komponendid ekraani laiuse suhtes keskele. Nüüd lisame selle sildi alla 2 tekstikasti. Tekstikastidega teeme nii, et tekst on suur. Et siia võib kirjutada ainult numbreid. Siia trükime arv 1. Ja teksti joondame keskele. Võib teha ka selle teksti tausta värviliseks. Ja teise tekstikastiga samamoodi, et teeme kirja suureks. Siia kirjutame arv 2. Nii, tekstikasti saab trükkida ainult numbreid ja joondame teksti keskele. Ja paneme mingisuguse taustavärvi ka. Nii. Nüüd me teeme siia nupu. Ja siia tuleb siis tehtemärk, et esimene tehe on meil liitmistehe. Märgi peale läheb pluss. Ja kiri hästi suur. Nüüd me teeme lahutamismärgi ka. Kui ma hakkan lohistama teist nuppu, siis ma ei saa seda panna esimese nupu kõrvale. Kui ma tahan 2 või rohkemat objekti kõrvuti panna, siis ma pean layout menüüst valima sellise paigutuse, kus saab neid komponente kõrvuti panna. Et siia siis tuleb horisontaalne paigutus, lohistan selle sisse plussi ja lohistan selle sisse ka selle nupu, millest teen miinusmärgi. Nii, ja nüüd läheb user interface'ist üks silt veel vastuse jaoks. Nii, esialgu trükime sildiks 0. Paigutame teksti või arvu keskele ja teeme kirja suuruse hästi suureks. Ja ongi meil kasutajaliides disainitud. Nüüd hakkame programmeerima. Kui vajutatakse esimest nuppu, võta korraks disaineri vaate. Nii, teine silt on meil see silt, et kui vajutatakse plussiga nuppu, siis siia peab tulema see arv, mis saadakse, kui
esimeses tekstikastis ja teises tekstikastis olev arv kokku liidetakse. Nii, lähen programmeerimisse tagasi. Valin tehetest liitmistehte ja liidan kokku. Ja liidan kokku esimeses tekstikastis oleva teksti. Teen duplikaadi. Ja teises tekstikastis oleva teksti. Need tekstid olid meil siis arvutüüpi, et vastuseks tuleb arv. Teen esimesest nupust duplikaadi. Kui klõpsatakse nupp 2, siis label 2 tekstiks läheb see arv, mis saadakse kui esimeses tekstikastis olevast arvust lahutatakse teises tekstikastis olev arv. Ja nüüd peaks meil programm valmis olema.